Saade juba käib, jah? Ahah. Mari-Liis, me oleme sinuga siin Stroomi rannas vee peal. Selleks, et arutada väga tähtsat küsimus, see on tervis. Ja mitte lihtsalt nägid seda siit ja sealt servast, vaid püüda rääkida just terviklikust, süsteemsest, komplekssest lähenemisest tervisele. Sest võib-olla sa nõustud minuga, et paljud inimesed, kes täna loodavad looduse peale, looduslike vahendite peale, nad näkitsevad nagu ühest ja teisest servast ja võib-olla mõni saavutab ka edu, aga see ei pruugi olla alati mitte see, mida oodatakse. Ja mulle tundub, et meil sinuga on olnud õnn tutvuda sellise süsteemsema, komplekssema lähenemisega tervisele, kus on võimalik eristada siis, mis on olulisem, millest nagu alustada ja millega siis nagu lõpetada. Et kui tähtis on sinule see süsteem, mis on sinu nii-öelda tegevuse ja teadmuse aluseks? No, ma olen nõus sinuga, et tähendab, minu elus tegelikult toimus ka suur muutus, kui ma selle süsteemiga, kompleksse süsteemiga kokku puutusin. Et ennem ma töötasin ka 5 aastat erinevate igasuguste tervisetoodetega ja palju neid tooteid. Igasuguseid erinevaid taimi, mis aitavad ühe häda puhul ja teise häda puhul, siis soovitades seal inimestele, et see on nüüd selle tervisehäda puhul või toon tolle, siis tegelikult ma märkasin seda, et ei olnud selliseid resultaate. Ja ühel päeval elu viis mind kokku koralliklubiga ja mul tekkis sealt väga hea inspiratsioon, mida kasutada selles samas tervisetoodete poes. Et see on just see kompleksne lähenemine. Ja me alustasime seal ka erinevate selliste tervisepakettide pakkumisega. Ja tulemus oli märksa parem. No kuidas sa esitleksid seda kompleksi siis, selle klubi kompleksi, mis nüüd tundub sulle kuidagi kõige terviklikum justkui pakutavatest, võib-olla veel on kuskil mingeid väga terviklik, aga lihtsalt ei tea, eks ole kõike. Et mis seal siis sellist nagu erilist ja väärtuslikku, millest see kompleks siis nagu koosneb? No, ma arvan, et enamus inimesi on sellest aru saanud, et pole mõtet organismi toita, kui teda ei ole ennem joodetud, kui teda ei ole puhastatud. Ja koralliklubis ongi see nii-öelda jooda, puhasta, toida, kaitse, et sellisele süsteemile siis rajatud kõik need programmid. Koralliklubi on vist üks ainsamaid maailmas, kes pakub väga sellist väärtuslikku bioomastatavat vett, mida saab siis valmistada koralliliiva baasil, mis on jällegi pärit Okinawa saartelt, kus jällegi väidetamisi elab kõige pikema keskmise elueaga elanikkond. Ma olen lugenud, et 95–100 aastat. Ühes filmis väideti, et seal on 30 000 inimest, kes on üle 100-aastased, 100 või rohkem, jah. Ja 3000 inimest, kes on 108 aastat ja rohkem. Ja seda seondatakse just nimelt selle koralliveega, mis siis vihmavesi, mis imbub läbi selle liivaga kaevudesse või siis ta tuleb otse sealt nii-öelda astangute pealt. Me nägime filmis, kuidas vesi voolab kogu aeg, elanikud käivad, lihtsalt võtavad ämbritega. Neil ei olegi muud vett, kui on see korallivesi. Neil ei olegi muud, neil ei ole valikut. Nad peavad elama 108 aastani. Kusjuures nad justkui elavad väga tervelt, eks ole, nad ei sure sellise haigustesse. Jah, elukvaliteet, et võid ju venitada sinna 108-ni läbi suurte hädade ja raskustega, aga surra tervena võib olla päris vahva. Mäletan, kui mina hakkasin korallivett jooma siin mingi aeg tagasi, siis esimene kogemus oli siuke esimestel nädalatel siuke paras laksu all olemine nagu. Kuigi ma arvan, et minu energeetik oli niigi tugev, aga sealt tuli veel mingisugune, mis on siis seondatav ilmselt selle vee omadustega. No esiteks, et ta on laetud, eks ole. Me saame teda mõõta millivoltides lausa ja ta on struktureeritud, ta on leelisene, ta on
madalama pindpinevusega kui selline looduslik või kraanivesi, eks ole. Aga milline oli sinu esimene kogemus? Oli see midagi erilist? No minu esimene kogemus oli see, et mulle väga meeldib elus alati ka endale mingid selliseid nii-öelda naudinguid pakkuda. Kohvi, saiakesed, need on minu hommikune selline, ilma milleta ma ei alusta, mul on selline prantslase menüü, croissant ja kohvi. Ja kui ma olin 2 nädalat joonud seda vett, siis see hakkas nagu kaduma iseenesest. Vesi hakkas kaduma? See kohvi ja saiakene. Et see oli nagu esimene tähelepanek, et niisugune nagu viletsa toidu isu vähenes. Et üldse tegelikult kuidagi nagu hakkasid vähem sööma, et see oli märk sellest, et tegelikult rakk sai toitaineid kätte, mida ta võib-olla varem polnud saanud. Ja minu vee joomine oli üldse selline väga kehval tasemel. Ma ei olnud harjunud vett jooma. Ja mu keha küsis veena arbuusi, kohvi, vahest ta võis ka veini küsida. Ja siis, kui ma olin joonud seal 6 aega vett, siis ma märkasin seda, et kuidas ta tegelikult küsib läbi mingisuguste muude jookide seda vedelikku. Ja avastasin, et nüüd, kui ma jooks ära selle klaasi vett, siis ma tegelikult ei vajaks arbuusi. Et see oli minu jaoks selline suur avastus. Aga esimesed niisugused tähelepanekud olid just see, et mu toidu eelistused nagu hakkasid muutuma. Pärast ikka tuli tagasi kõik, ei? Või jäigi? Tead sa, ta tegelikult, ütleme niimoodi, et ma lihtsalt ei loobunud sellest. Sellest naudingust? Mulle lihtsalt meeldib see rituaalina. See on niisugune harjumusrituaalina, aga ma märkasin seda, et ma ei vaja seda enam niimoodi. Et mul ei ole selliseid imelikke isusi enam. On välja arvutatud, et kui me joome seda vett nüüd 1,5 liitrit päevas, ütleme liiter kuni 1,5, et siis ta kuskil 3 kuuga nagu vahetab välja meie rakkude vahelise vedeliku, mis võib olla paras solgineeva paljudel. Ja sellest tulenevalt siis hakata ka kuidagi tervendavalt mõjuma ka võib-olla mõnede tervisehäirete puhul. Millised on sinu kogemused ja teadmised ja vastukajad selles plaanis paljalt veega? Kas keegi on seal kuidagi tervemaks saanud? No veega ongi ju tegelikult, mismoodi ma jõudsin koralliklubisse läbi oma siis mehe Toomas Sepa, kes tegelikult oli tervislikult seisundilt siis selline, et 50% töövõimetuks kuulutatud. Sinul või? Ja Tommil. Temal? Ja Tommil, ja põlvekõhred oli 4 staadium kulumine. Ja mingisugust muud varianti ei olnud, kui arstid pakkusid uue põlveliigese paigaldamist, monteerimist. Teatud raha eest. Ja siis, ja tema ütles niimoodi, et ma olen liiga noor, et lasta endale panna põlveproteesi. Ja hakkas uurima ja leidiski tegelikult, siis jõudiski läbi interneti selle korallini. Siis ta tellis seda kuskilt välismaalt alguses ja hiljem me saime rõõmusõnumi, saime teada, et see sama koralliklubi on Eestis olemas ja siit on võimalik seda osta. Ja kui ta oli 2 nädalat seda korallivett joonud, siis tema öised põlvevalud hakkasid vähenema. Muidu see oli niisugune igaöine põlve valutamine. Ja 2 nädalaga olid juba resultaadid ja siis muidugi tekkis huvi. Ja sealt edasi hakkas ta väga täpselt järgima meie tervisekontseptsiooni. Ja nüüd on sellest pea 4 aastat möödas. Ja aruarva, kui tema põlved valutavad. Ja nüüd hiljuti peale meie ühe toote piluroonikuuri hakkas ta hommikuti koeraga jooksmas käima, mis on nagu sellise diagnoosi puhul, need inimesed, kellel on selline kulumine, teavad. Et see on selline konkreetne just meie oma perest. Aga neid terviseresultaate, et kui sellega nagu tegeled, siis pidevalt puutud kokku. Jah. Mida selle vee kohta siis veel öelda? Kui inimene on näiteks toortoitlane, ta saab hästi palju ja neid nüüd Eestis nagu on ka ikka, et ta saab sealt hästi palju vett, mis on ka ju elav ja laetud ja struktureeritud ja palju me seda puhast vett siis ikkagi, palju sina nagu tunned, et sa peaks jooma? Tead sa, see olenebki näiteks, kui ma joon kohvi, siis ma võtan selle kohvi kõrvale ka kohe sama koguse vett. Et
on mingid sellised, ütleme, et 1,5 liitrit on siis selline kogus, mis keha vajab igapäevaselt oma toimetamiste jaoks, aga veel on öeldud 30 milliliitrit kilogramm kehakaalu kohta. No mulle selline üldistamine väga ei ole kunagi sobinud, et ma näen, et igaüks on ikkagi niivõrd erinev, just täpselt see, et üks sööb toortoitu, teine sööb liha, võib-olla kolmas seal võtab alkoholi või teeb suitsu, siis ongi see vee kogus on tegelikult väga erinev ja kõige lihtsam, mismoodi seda vajalikku veebalanssi määrata, on käid tualetis ja vaatad. Kui on selline tume ja halvasti lõhna uriin, siis tuleb vett juurde. Ma ütlen, et selle peale siis võtame vett. Ja kui on puhas nagu mägioja, siis võid rõõmust käsi kokku lüüa, kõik on korras. Ja kui juba kolinal läbi tuleb, siis võib ka nagu väikse pausi teha, eks ju? Jood ja kohe tuleb, vaata tegelikult, kui inimene pole harjunud vett jooma, siis on see nagu kuivand lillepoti efekt, et kui sa alguses sinna siis seda vett hakkad valama, siis ta tulebki kolinal läbi. Äärest tuleb läbi kõik. Ja siis inimesed võivad kurta, et ma ei jõua seda vetsuvahet nii palju joosta. Aga tegelikult mingi aja peale see kaob ära, et ei ole. No selle vee kõige suurem haruldus on ikkagi vist tema elektriline laetus, sest et meie kliimas ei ole sellist vett, ei tervendavates allikates, seda ei ole isegi terves Euroopas minu teada ühtki allikat, või oli paar tükki. Et see on ikka kõrgmägedes liustikuveed, see on jah, seal korallivesi, sangokorall. Me võime ise ioniseerida siin aparaatidega muidugi ja nii edasi. Ja meie kehavedelikud on ju ka elavad, me ju teame, -50 kuni -100 millivolti seal täiskasvanu oleks, või ütleme 70 keskmiselt teha, ütleme, et korallivesi väidetamise annab siis 1,5 liitri peale alguses siis -50 kuni -100, see üks pakikene. Et see tundub, et see on see kõige haruldasem omadus, et ta annab nagu sellise elava laengu meile, et ta on nagu super antioksüdant. Või sa hindad veel mingit tema omadusi kõrgemalt kui see? See on täiesti unikaalne. Et inimesed on mulle väga palju erinevat vett, kuna meil on olemas sellised mõõteriistad, millega mõõta vee laengut ja pH-d, siis inimestel tekib huvi ja toovad, kes toob oma kaevuvett ja mingit allikavett ja küll on siin erinevad kristalli ja šungiidiveed ja mis me oleme mõõtnud ja erinevate soolade veed. Soodavesi, miinuslaengut ei ole mitte ühelgi. Et see on täiesti unikaalne ja milles see miinuslaeng tegelikult tekib, ongi ju see, et looduses ka, kui vesi liigub, ega ta ei ole mööda sirgjooni. Et ta lookleb ja pritsib ja vuliseb ja ongi need igasugused kosed ja keerised. Et vesi pidevalt läbib kogu aeg takistusi. Ja võt läbi nende takistuste ta tegelikult rikastubki selle eluenergiaga. Mina ütlen nii lihtsalt elurõõmuga. Ja kui nüüd see vesi suunata sirgjoontele, siis see sama nii-öelda nagu öeldakse vee kohta, et antsisklev kaunitar, tema elujõud hakkab vähenema ja see ongi see sama laeng tegelikult, et miks kunagi ei saa olla kraanivesi miinuslaenguga, miks ei saa olla allikavesi, mis ma purki panen ja koju toon, mitte kunagi ta ei saa olla miinuslaenguga. Et see vesi tegelikult kaotab oma elujõudu kuskil kinnises purgis, sirgetes või torustikus seisvana, aga korallil on mingisugune müstiline võime see vesi nagu uuesti elustada. Et seda ei ole ma tõesti mitte kuskil mujal.